Kui Eestimaal on lund, siis lastakse ju ikka liugu. Võetakse oma naised, lapsed ja koerad kaasa ja minnakse lumeväljade keskele mürrama. Külla olid kutsutud ka Siberi haskid ja samojeedi koerad. Koguneti Riisipere Aleviku tiigil. Toimubki Nissi vallas lihtsalt siuke heategevus vastlapäev. Et valla poolt siis külalist lahkus ja meie poolt siis heategevus. Heategevus, mis te pakute siis? Lastele rahvale kelgu sõitu siin koertega. Minu arust täitsa vahva. Rahvast vaatamata jahedale ilmale aga muud kui vooris. Ka päris tillukesi ilmakodanikke oli näha. Suuremad lapsed olid aga juba varakult platsis, sest ega iga päev ju kelgukoeri näha ja käega katsuda saa. Koerarakendiga sõita soovijatest tekkis suisa pikk järjekord. No olete pidanud juba kaua siin ootama või? Jah, piisavalt kaua. Mina olen juba saanud sõita seal. Ja kuidas sulle meeldis? Hästi. Mis kõige rohkem meeldis? Ainult, et kui ma Liisaga sõitsin, siis me läksime sinna suurde lumehange ja jäime kinni. Aga lapsed on järjekorras, tahavad sõita, et koerad ikka vastu peavad või? Kindlasti peavad, et Aski on selline, et ta peab vastu pidama ja ta peab vastu ja meil on siin piisavalt palju koeri, et saab neid vahetada ka, nii et ühed puhkama, teised kelgu ette ja niimoodi see asi toimib siin. Lisaks niisama lustimisele soovisid Siberi haskid samojeedi koertega ka ühe vana kalavõla ära klaarida. Paraku ei tulnud sellest midagi välja. Igivanan küsimus, et kumb on siis parem kelgukoer, samojeedi koer või haski? No, me tegelikult plaanisime täna teha sellise väikse võistluse. See kahjuks jäi ära. Selline väga konkreetne, ütleme, joonest jooneni selline võistlus, et ma ei tahaks nüüd nagu midagi halvasti öelda, aga igal need, kes põnnama lõinud, ei olnud mitte haskid. Räägi, haskimees. Samojeedi koerte peremehed selle jutuga nüüd küll ei nõustu. Nende koerad on lihtsalt väga malbed ega soovi haskide tundeid riivata ja neile kohta kätte näidata. Samojeed on tõsine blondiin. Iial ta ei ole inimese vastu kuri ja ega ta ei taipa ka seda, et teised loomad võivad olla agressiivsed. Äärmiselt heasüdamlik ja pisut naiivne. Eestimaalane teab haskisid nende lummavate siniste silmade järgi. Veel teatakse, et mõlemad tõud on Siberist pärit ja et nad on juba 1000 aastaid koos inimestega elanud. Millega peaks inimene arvestama, kui soovib just sellist koera oma majapidamises silkamas näha? Tuleks arvestada kindlasti karvahooldusega, sest pikakarvaline ja lumivalge ikkagi vajab ka karvahoolduse osa. Ja peaks arvestama sellega, et samojeed on koer, kes ei sobi ei korterisse ja vajaks ikkagi vabalt jooksmist, et ei sobi ka kettipanekuks mitte mingid juhul. Aga toakoeraks ei kõlba? No nii nagu siin eelpool oli ka samojeedidest tuli jutt, et hästi ei kõlba, jah. Et mõned inimesed küll peavad, aga siis nad väga hoolsasti tegelevad, ütleme, koeraga vabal ajal, pakuvad talle palju sellist tegevust, eks ole, ja ütleme, seda tegelemist on tegelikult meeletult palju sellele tõule vaja. Kas tegu on ka muidu kalli tõuga? Kui palju maksab üks haskikutsikas? Kindlasti televaatajaid huvitab. No see on jah selline eelteema natukene, et ei taha nagu midagi ära hirmutada, aga ta on küllaltki kallis tõug ikkagi, et seal ütleme kuskil 15-20 000 vahel. Kindlasti on need kutsad aga ka seda hinda väärt, kuid kumb siis ikkagi on parem kelgukoer? Tegelikult pole see aga üldse oluline ja ehk ei tohiks neid võrratuid koeratõuge omavahel võrreldagi. Hoopis tähtsam on aga see, et ka Maarjamaal osatakse koos koerte ja oma peredega vahvalt aega viita. Et elus tuleb kõik järgi proovida ja koerarakendiga ma ei ole veel sõitnud, et vahet pole, surm siinu Siberis.